No nii, tere tulemast Paula podcasti uude episoodi. Meil on siin külaliseks Merle Meitus. Meie teeme siis uue katse, sellepärast, et kui spirituaalseid asju teha, siis millegi pärast vahel lihtsalt on nii. Aga meil läks juba väga hästi ja voogavalt, aga saime harjutada veidike. Nimelt Merle on hästi huvitav inimene minu jaoks. Mina käisin tema juures konstellatsioonis ja ma tahtsin, et ta räägiks täna ka teile, mis see on, sest mina ei oska seda lihtsalt nii hästi edasi anda. Nii et tere Merle. Tere Paula. Räägimegi siis täna, et kuidas sa jõudsid konstellatsioonideni? Ja kõigepealt aitäh, et sa kutsusid mind siia rääkima, et see on hästi põnev ja hea meelega ma jagan seda. Aga ma ütleks kohe ühe asja ära siia, et see ei ole spirituaalne. Ja pärastpoole võib-olla räägime rohkem sellest. Jah, aga mõni inimene mõtleb, et see on must kunst või selline voodoo on ju. Ja aga mina olen nagu selline inimene ja mina võib-olla ise tõesti panen selle sinna patta, nii et ongi hea, kui sa räägid ära, mis see on. Võib-olla siis pärastpoole räägime sellest. Kuidas sa selleni jõudsid? No ma jõudsin konstellatsioonidele täiesti juhuslikult, et see oli mingi 7-8 aastat tagasi, kui ma osalesin ühel kursusel, mis kestis pool aastat ja kuskil seal viimastel päevadel räägiti ka konstellatsioonidest. Tol ajal Eestis nagu ei teatud midagi veel sellest, mina ei teadnud midagi ja ma ei saanud mitte midagi aru, mida seal räägiti. Et see tundus nagu nii segane. Aga selgus, et just oli hakanud üks konstellatsiooni väljaõppekursus ja kuna ma olin sellises kohas oma elus, et mõtlesin, et ma tahan midagi õppida ja siis ma panin ennast sinna kirja, et sinna ma lähen. Nii et mul ei olnud õrna aimugi, et millega ma ennast seon või mis asi see on. Ja ma olen selle otsuse eest väga tänulik iseendale. Ma lõpetasin selle õppe ära, siis hiljem ma veel täiendasin ennast rahvusvahelises konstellatsiooniõppes ja see koht, kuhu ma nüüd olen jõudnud oma elus tänu konstellatsioonidele, ma ütleks, et mulle meeldib see väga ja ma olen selle tõesti nagu nii tänulik iseendale, et ma olen need otsused teinud. Aga mis koolitus see oli, kus sa seal need viimased päevad komissid selle otsa? Mul ei tulegi see täpselt meelde. Sellega sa ei tegele või? Ei, see oli mingisugune selline koolitus, kus räägiti erinevatest vaimsetest asjadest, nagu Eestis toimetavad inimesed nagu käisid rääkimas või tutvustamas sellist asju. Ja siis oli see konstellatsioon seal ka on ju. Ma mõtlesin, mis sõna see on, nagu kuulnudki, mida see tähendab on ju. Ja siis seal see oli nende teiste asjade hulgas siis. Aga kuidas sa seletaksidki konstellatsiooni siis inimesele, kes polegi sellest kuulnud, sest sa ütled, et sa käisid juba 7-8 aastat tagasi on ju. Täna mina tean ainult sellest tänu sinu tütrele siis, et ma tulin on ju ja ega väga paljud ei tea ja ongi raske seletada. Mina ütlengi valesti, et kivikesed ja värgikesed ja näed mine on ju. Jah. Kivikesi ei ole. Seda ongi raske seletada ja kõige parem ongi seda ise kogeda. Kui ma nüüd natuke siis sellest püüan nagu rääkida, tähendab seletada on lihtne, aga aru saada on raske niipidi. Ja ütleme siis niimoodi, et konstellatsioon teeb nähtamatu nähtavaks. Meie elus on siis see osa, mis on nähtav, nii-öelda see füüsiline maailm, eks ju, mida me näeme, ja siis on ka see nähtamatu osa, mida me ei näe. Ja see on palju suurem kui see nähtav ja see mõjutab meie elu palju rohkem, kui me oskame arvata. Ehk siis kõik sellised erinevad seisundid, just näiteks vaimse tervise seisundid, mida on hästi palju esineb praegu, või füüsilised seisundid või kõik, mis meiega elus toimub, mingisugused ebamugavad tunded või ärevused, ma ei tea, hirmud, seletamatud kurbused,
suhetega seotud asjad, tööga seotud asjad, meil ei lähe lihtsalt elus hästi. Et see on see koht, et peaks vaatama sinna, mis asi see nähtamatu on, mis mõjutab meie elu. Ja see on see osa, mis on siis meie päritolupere, et kus me oleme siis lapsena midagi kogenud, midagi näinud ja see on salvestanud meie kehasse ja me kanname seda siiamaani, kuigi oleme täiskasvanud. Ja teine koht on siis see peresüsteem, esivanemad, et nende lood, nende saatused, mis mõjutavad ka meie elusid. Ja konstellatsioon teeb selle nähtavaks. Me ei muuda ega ei paranda midagi, vaid see süsteem tahab lihtsalt, et keegi vaataks sinna, tunnistaks nende lugusid, nende rasket saatust ja annaks sellele kõigele koha. Et ütleme, see on nagu lühidalt. Kas on mingit hetke või mingit võib-olla ravimiga seoses, et kus ei saa tulla või ei ole nagu õige hetk tulla? Et seda võib igal ajal tulla, et kes ei saaks teha. Antidepressandid või? No ütleme, kui on sellised raskemad diagnoosid, näiteks skisofreenia, eks ju, et see on ka süsteemne, et siis ei ole võimalik teha nende inimestega töid, et siis saab teha tegelikult see pereliige, sest me töötame süsteemiga. See inimene, kellel on see skisofreenia, või ütleme bipolaarsused, ATH-d, eks ju, et need on kõik süsteemsed ja ütleme, skisofreenia on üks raskemaid, et see inimene kannab midagi selle süsteemi eest. Ja seal on kaks võimalust võib-olla, et kas süsteem on alateadlikult nagu talle selle pannud või inimene ise alateadlikult on valinud selle. Et hästi põhjalikult on rääkinud just nendest raskematest seisunditest Barry Grost, kelle koolitustel ma olen osalenud, ta on Ameerikast, ta on ka Eestis käinud ja tema hästi detailselt ja ta töötabki nendega, just nende seisunditega hästi palju ja näitas, kuidas kõik on see süsteemne, et seal taga on väga rasked mingisugused traagilised sündmused, mis on juhtunud. Ja siis see mõjutavad, sest igas süsteemis on sees kõike. Nii skisofreeniat, bipolaarsust, kõike on igal pool. Et lihtsalt küsimus on selles, et kes kannab siis midagi rohkem, kes kannab vähem. Et ehk siis, kuidas see mõjutab meid. Aga meid mõjutab see siis mingisuguste teiste seisunditega, mitte üks ühele ei ole alati see, eks ju. Ja näiteks, kui perekonnas on mitu last, ütleme 4 last on seal, eks ju, ja ühel on näiteks skisofreenia, aga seal teisel läheb väga hästi. Et siis tegelikult peaksid need teised olema ka tänulikud sellele, et aitäh, et sa kannad seda ka meie eest, sest tõesti see saatus on raske neil. Et konstellatsioonis me saame lihtsalt nende koormat nagu kergendada, et kui me vaatame süsteemselt siis seda, et mis seal on juhtunud. Kui inimene tuleb esimest korda konstellatsiooni, mida ta siis kogeb või läbi teeb, sest mina ise tundsin väga palju, aga sinu sõnade läbi enne. Ja no kõigepealt me vestleme, eks ju, et ta räägib oma teemast, mis tema elus toimub, millega ta tuli või millele ta soovib selgust, sest konstellatsioon annab alati selguse. Ja see selgus, kui inimene näeb seda teadlikkus, see toob selle muutuse kaasa, eks ju. Ja kui me töötame siis grupis, siis on seal välja peale esindajad, eks ju, selles töös, või kui töötame üks ühele, siis on inimene ise seal ja ta tunnebki neid erinevaid aistinguid, kas füüsiliselt või emotsionaalselt, eks ju. Et ongi, et kas siit võib-olla kurk läheb kinni või pigistab või on kuskil raskus rinnus või on külmavärinad või tekib pilk, et ta peab vaatama maha kusagile, eks ju. Et see on kõiki info, konstellööri jaoks on see info, millel on tähendused. Ja siis
konstellöör vaatab siis edasi, et mis liikumised seal on, et kus see pinge on, eks ju. Aga need on jah, need tunded, et midagi ei ole võimalik välja mõelda ega jõuga tekitada, et see lihtsalt see väli töötab. Et see iga inimese või peresüsteemi selles väljas on see info olemas, et kõik, mis seal on juhtunud, aga inimese siis see keha ja närvisüsteem nagu resoneerub sellega ja ta peegeldab seda, mis seal on olnud. Ja kui siis töö lõpetame, siis samamoodi siis on üldjuhul on see ikkagi nii, et inimene siis ütlebki, et mul on palju kergem olla, et nagu suur koorem oleks langenud või ma saan hingata, et ta täiesti tunneb nagu enda kehas seda muutust. Minu kogemus oli see, et kui ma tulin ja sa küsisidki, et mis on siis sinu teema, ma otseselt nagu ei teadnud ja ma mõtlesin, et ma ütlen nagu selle, mis on võib-olla kõigil ilmne ja siuke väline, et ma üldse nagu ei vaatanud enda sisse, et mul on siin kuskil see probleem, et võiks tegeleda. Et ma võtsin nagu sellise välise, lihtsa ja siis tegelikult, mis sealt välja põimus, oli hoopis teine. Ja oli seda nutmist ja oli minul seda kõrikinnisust ja et hästi raske oli rääkida, mingi hetk oli mul peas valu täitsa, kuskilt oli üliraske ja tegime kõik ära. Ma ei taha nagu ka teistele ette rääkida, et see ongi see, et ise nagu koged, et muidu räägid ette, siis hakkab inimene kuidagi ettenägelikult käituma, vaata. Siis mul on ka nagu nii raske kellelegi seletada, siis mõtlen, et issand, et see võiks ka minna, et mul oli nagu nii kasulik, aga ei taha nagu väga palju reeta siis, et tahaks, et inimene ise ka tunneb. Aga mul oli tõesti, et kui me nagu tegime ära omad asjad ja ma läksin tagasi ja siis sa ootad, sina küsid, et kuidas sa ennast tunned, ja siis mina ootan, mõtlen, et enne oli valu, enam ei ole. Et nii huvitav, et tekkis siuke vabastumine ja pärast seda siis mul oligi nagu täiesti, ma oleks nagu trennis käinud, ujunud, matkanud, maratoni läbinud, ma ei tea, kuskil pesumasinast läbi käinud, et ma olin nii väsinud, ma olin nagu, samas oli hästi kerge, aga hästi nagu vaimselt, füüsiliselt väsinud, aga me ei teinud trenni. Jah, et see ongi alati, et see on näha ka, et inimene ütlebki, et ma tunnen, et ma olen nii väsinud, aga see on selline teistmoodi väsimus, milles on selline kergus. Ja sageli juhtub ka nii, et inimene tulebki, et ta ütleb, et ma ei oskagi oma teemat sõnastada. Mul on nii suur segadus, aga selle vestluse käigus seal ja vot siis hakkab see õige asi sealt välja tulema. Et ma alati olen nagu öelnud, et kui sul on ka segadus, et tule ikka, et siis me jõuame ühel hetkel selle õige asjani. Et nii on teinekord ja see inimese enda see tunne, et miks ta sinna jõudis või millegi pärast ta istub mul siin kõrval, eks ju, et see on alati nagu õige, et see, mis hakkab avalduma, et siis me saame aru, et jah, näed, nii oli on ju. Mina tulin tegelikult nagu lihtsalt, sest mul oli see võimalus ammu. Mind on juba sinu tütar ammu juba meelitanud sinna, aga ma nagu varem tundsin, et nagu pole praegu see hetk või ma ei tea, võib-olla oli liiga suur segadus. Ja siis ma tundsin, et ma võiks tulla ja täna ma vaatangi nagu asju hoopis teise pilguga, et mina tunnengi peale seda konstellatsiooni, et kui näiteks on mingid konfliktid kuskil peres või keegi ägestub, kellelgi on, siis ma oskan nagu seda tunda, et see pole minu teema, see on tegelikult nende teema. Nemad peaks üldse konstellatsioonile tulema, aga nagu raske on nagu, kui see inimene ei tunne, et tema aeg on, et see on nüüd õige koht, kus minna. Et ta peab ise minema, ei saa kedagi viia vägisi. Ei saa, jah. Et see peab olema see tunne, et ma olen valmis ja nüüd ma tahan minna, eks ju. Et siis saab ka see muutus tulla. Sest see muutus saab tulla nii, et ikkagi inimene, kui ta teeb seda konstellatsiooni, et ta võtab selle vastu, et jah, nüüd ma saan aru, eks ju, et see nii on ju. Ja selle uue pildi, mis seal avaneb, et kui ta lihtsalt vaatab ja midagi aru ei saa, eks ju, et siis ei saa ka midagi toimuda, on ju.
et see vastutus on ikkagi inimesel endal. Et mõtled, et mingi must kunst või kaardi panemine seal toimub, aga suva lähen käin ära, siis see ei aita jah. Et minul ta aitas ja ma tunnen, mul on veel küsimusi. Sinuga me tegime vist rahateemat. Me alustasime rahateemast, aga me lõpetasime, ma ei tea, käe ja ema ja isa ja kõikidega ja seal mis iganes kõigega on ju, et mina tunnen ka ju, et ma teen ju nii palju asju ja ma oskan nii palju, ükskõik mida sa teed, et teinekord nagu ei lähe on ju. Lihtsalt nagu ükskõik, ninast on veri väljas juba, aga ei lähe. Aga siis nagu näed, hoopis lõpetad muu teemaga. Et see on nii veider ja kui täppi seal kõik läks ja kus ma seisan ja see oli minu jaoks hästi nagu siuke vaimustav või kuidagi, et tuleks uuesti teha, sest mul on ikka mingeid küsimusi on ju. Aga need kohe ei tulegi. Kohe olin üliväsinud, mul tekkis ikka siuke vabanemine, et kui mul tekib stressist vabanemine ja kõik siuke midagi nagu suurt läheb ära. Nagu siit, nagu kui ma ütlesin, et seal mul seda niimoodi kohe ei tekkinud, vaata, siis mul pärast tekkis ikka nii, et mul tuli migreen. Korralik ikka, ma olin nii läbi. Sa veel kutsusid mind, et kas tahad jääda siia gruppi ja ma tundsin, et ma olen nii saepuru omadega, et ma pean ära minema. Ja ma läksin koju, siis ma olen ise nii õnnelik, aga nii läbi. Nagu olekski pesumasina ja kuivati ja kõik oleks läbi ära käinud. Sest see oli ikkagi on kehale uus kogemus ja ongi, sest energiad ju muutuvad ja midagi hakkab kehas nii muutuma. Ja see on see ongi normaalne, et sellised asjad toimuvad. Et tööle ei maksa peale seda tagasi minna, kui ma olen ka sõbrannadel öelnud, siis ma nagu pärast seda mine koju, lihtsalt mine ole. Ma alati küsin ka, kui inimene käib, et kas sa saad kuskil minna ja rahulikult ise endaga olla mõnda aega, et on vaja nagu seda aega. Et nende individuaalsete tööde puhul mulle nii väga meeldib alati näha, kui puhtalt see väli töötab, on ju. Nagu sa ise ütlesid, et kõik läks nii täppi, on ju. Et seal on elemendid, mida sa ei tea, eks ju, alguses, mis seal välja peal on ju. Ja seal ei ole neid võõrad energiaid. Et see väli alati nagu nii puhtalt töötab ja teeb nähtavaks just selle, mis on oluline. Et grupis on ikkagi need grupi energiat ka ja võivad seal mõjutada või mängida nii-öelda. Aga individuaaltöös on et kõik on hästi puhas ja seal on aega ja ma annan aega alati ja mis on hästi oluline, eks ju. Seal ei ole nagu kellelgi midagi häbeneda või et ei taha nagu oma muret jagada. Mulle meeldib ka siuke individuaalne ja see oma ette, et see on nagu hea. Kuigi grupis on ükskõik mis teemaga keegi tuleb, see väli töötab kõigiga, kes seal osalevad, eks ju. Ja tegelikult need teemad ka puudutavad kõiki, sest see on nii eluline. Sest meil kõigil on need samad teemad, on ju, et kellel siis parasjagu mis aktiivsem on. Nii et see on ka selles mõttes on seda väga tervendav. Aga jõuamegi hea täpselt järgmise küsimuseni, et mis kogemusega sealt inimesed siis lahkuvad, et mis muutustega nad lahkuvad? Mida nad seal nagu siis nii-öelda, mis muudab siis nende elus? See ongi see, millest juba rääkisime, eks ju, et see, mis seal lõpus toimub, sest aga mõtlen sealt nagu edasi, et kui sul on mingeid püsikliente, kes on nagu enne ka rääkisime, et sul on mingid inimesi, kes käivad palju, on ju, mitte üks kord ja siis on punkt elu korras, on ju. Öeldakse, et need, kes konstellatsioonides hakkavad nagu käima, et need on justkui oma süsteemi tervendajad. Et ongi see, mis seda nagu siis nagu vaevas, eks ju, või millega ta tuli, et siis ta tunneb, et sellega on, et tal on rahu sellega. Sest mina ise ei küsi kunagi hiljem, et või kas sa said korda, on ju? Et kuidas sul on, aga inimesed ise nagu kirjutavad ja tahavad jagada või tagasisidet anda, et tead, et mul on nüüd nii ja kõik on nagu eks muutunud ja et nii äge ja siis mul on alati hästi hea meel seda lugeda ja kuulata. Et neid on palju ja et neid jagamisi. Minul oli näiteks huvitav, mis ma just märkasin. Okei, lapsed nagu kasvavad ja arenevad ka, aga me nagu ikka kodus räägime palju ja nii siis oligi mingi hetk oli seal mingi
mingi pereliikmega nagu telefonitsi nagu mingi väike sõnelus ja siis mul ütleb laps ka, et aga emme, sa ei ütlenud ju midagi halvasti. Et nagu vaata, see ongi see, et kui sa hakkad tegelema, siis see tõesti ei lähe lastele edasi ja lapsed ka märkavad, et aga kuule, ei olegi nii, et ei olegi pahasti, et sa ütlesid lihtsalt ja ongi võib-olla need, kes ei tegele nende asjadega, need nagu vales kohas nagu läheb selleks lahmimiseks ja tüliks ja siis ma nüüd nagu vaatangi, et olengi see võib-olla sennim ja näen, et aga see ei olnud minust, see pole minu teema, et see on nagu temal on see ego või midagi nagu hüppab kuskil, ei suuda olla. Ja. Et mida rohkem me konstellatsioone teeme või käime konstellatsioonides, seda rohkem me hakkame nägema seda suuremat pilti, kõike süsteemselt. Ja see on niivõrd avardav ja see on nii hea tunne. Sa hakkadki elama nagu teistmoodi elu, on ju. Sa ei anna enam hinnanguid, sest sa saad aru, et iga käitumise taga on midagi juhtunud. Et miks see inimene niimoodi käitub, eks ju. Ja sa lased tal olla, et hästi palju see muudab ja see on hea tunne, see muutus, see suurem. Sa hakkasid nüüd koolitajaks ka või hakkad või? Natuke kuulsin, ei? No üks mõte mul tekkis, aga ma ei ole seda veel nii-öelda välja käinud. Et teha töötubasid alustavatele konstellööridele. Et kellel veel ei ole julgust, et töötada kliendiga nagu oma pead, on ju, et võid sattuda sinna nii-öelda, tuleb plokk peale, eks ju, et olulisest kohast ei saa edasi liikuda ja töö võib jääda kuidagi poolikuks, eks ju, et klient võib jääda traumasse. Et teha üks selline grupp, et kuhu saavad siis tulla need, kes õpivad või need, kes on alles alustanud, on ju, ja ei ole veel seda kindlustunnet. Et selline mõte mul oli, aga ma ei ole seda veel välja käinud ja aga nüüd sai sellest räägitud, ma ei tea, kus sa seda üldse kuulsid, mul ei ole aimugi. Ei, aga see on väga hea, näed, et see tegelikult sul on väga palju kogemust ja väga paljud ma arvan, et sellega on üldse, et mina õppisin näiteks meditatsiooni, on ju, aga mul ei ole mingit julgust seda nagu võõrastele teha. Ja vaata, sa annadki nagu selle, et näiteks kui sa toetad siis, toestad ja toetad, on ju. Ja ma arvan, see on väga suur asi. Et sul on nii palju kogemust ja selle kogemuse najalt tegelikult on nagu, sa juba näed ära tegelikult, kes sinna sobib ja kes on õigel teel. Jaa. Et nii on jah. Aga sinu juurde saab ka meditatsioonile tulla, seda ma tean ja mis sa veel korraldad? Ja. No nädalas korra jah, nädala sees ma teen, see on juba vist 6. aasta või 7, ma isegi ei tea, on Jõgeval need juhendatud meditatsiooniõhtud. Et tihti ongi, et inimestel endal kodus ei ole võimalik seda vaikusetke või ühendust iseendaga võtta, kuna on lapsed ja see muu müra. Pesumasin ja naabrid ja siis on see võimalik lihtsalt tulla see 1,5 tundi olla ja miks ma teen just juhendatud meditatsioone, et inimesel on raske võib-olla lihtsalt vaikuses istuda niimoodi, et mul neid mõtteid ei tuleks, eks ju. Aga juhendades siis vähemalt natuke läheb tähelepanu sellest oma mõtetest eemale, eks ju, et sinna siis, millest mina räägin, et selle juurde. Et keskmes on alati ikkagi see sisemine tasakaal, eks ju, et seda leida. Ja siis ma teen ka, see on pühapäeviti tavaliselt õhtul, konstellatsiooni rännakuid. Et see on selline uus asi, mida Eestis niimoodi ei tehta. Ma ise kogesin seda ühel seminaril, kus tegid üks rahvusvaheline seminar oli ja seal tehti meile selle seminari käigus mitu rännakut. Need olid sellised lühemad,
ja siis ma olen töötanud välja sellised pikemad, sest konstellatsioon toimub alati inimese sees. Ja need rännakud on ka sellised ikkagi süsteemsed, et nad puudutavad seda süsteemi. Ja siis on muidugi need konstellatsiooni töötoad, et korra kuus on pühapäeviti on siis Jõgeval ja Tartus on siis ka korra kuus. Ja siis on need individuaalsed konstellatsioonid, et mis on siis nagu need igapäevased, mida ma teen, on siis Jõgeval, Rakveres, Tartus, aga kodulehel mul on seal kõik siis olemas seal kalendris, et igaüks saab siis valida enda jaoks. Ja ma julgustan alati ka, et inimene võib-olla kahtleb oma selles teemas või küsimuses et kas see on ikka konstellatsiooni teema oleks või kas sellega ikka nagu tasub minna või kuidas sellega on, et võtta ühendust ja kui me seal räägime, vestleme, et siis me leiame selle parima lahenduse, et mis see siis oleks. Mina ise tunnen, et kui sa juba sind tõmbab, siis tasub nagu minna. Et minul ei olnud üldse mingit seda, et nii, ma lähen nüüd sellega ja ma nüüd lahendan selle ära. Absoluutselt mitte, ma lihtsalt võib-olla olengi siuke lahtine inimene, et ma tundsin, et hea küll, teeme ära. Aga ma ei kahtlenud küll, et nagu täpselt oli, kes hakkas mind ise tõmbama, kutsuma nagu, puudutas siis mind ja siis ma mõtlesin, ma tulen ja küll me seal vaatame, mis me siis teeme seal. Ja ei, mõnel võtabki aega, et ütlevadki, et mulle aasta otsa ma olen mõelnud, aga nüüd ma olen siin lõpuks, eks ju. Et ja see on normaalne, et... No ma vaatlesin ka su flyer'id siin ja siis ma nagu ei puudutanud ja mingi hetk ma mõtlesin, et tead, nüüd on aeg. Aeg on nagu tegeleda endaga. Ja, et täpselt ongi siis, kui see õige aeg on ja usalda lihtsalt seda tunnet enda sees ja siis see tuleb kõik õigel ajal. Ja teate, Merle maalib väga hästi. Tal on nagu nii ägedad maalid, et ma tean, su kodulehel on ka, on müügis ka midagi, et kui midagi erilti. Seal on näha, e-poes vist on näha. Nii ilusad on, et sa mingeid kunstiringe ei tee või? Või siukseid töötube? Ma tahaks väga teha. Ma tahaks tegelikult väga, et mul oleks oma stuudio kodus. Praegu mul on pool köök ja niimoodi, et kõik värvid on seal laiali. Et siis ma vahepeal jälle teen midagi, siis ma vahepeal teen aias midagi ja siis ma jälle tõmban kriipsu seal värviga ja mulle meeldib, et mul oleks kogu aeg see laiali, et ma ei pea vahepeal midagi kokku pakkima, et siis läheb juba see energia ära, kui sa pead selle koristama või lahti panema. Aga mulle väga meeldib värvidega mängida nii-öelda. Et midagi on juba jälle valmis saanud midagi uut ja mõni maal on niimoodi, et oli hiljuti nüüd üks oli pooleli ja siis üks inimene tuli ja ütles selle poole pealt, et ma tunnen, et see peab saama mulle. Ja siis, kui ta valmis sai, siis nii läkski. Mina tunnen ka niimoodi poes ära või kuskil, et kui ma olen kuskil, et kas see on minu energia või mitte. Et ma nägin selle nii palju nii ilusaid, et vau. Jah, et seal on ka igas maalis on nagu mingisugune oma lugu. Et inimesed on öelnud mulle niimoodi, et kui vaatavad, et mingi lugu on seal. Ja kuna sa oled siuke südamlik ja lahke ja hea energiaga inimene, siis mina julgeks ka nagu osta endale, sest minule väga loeb, et kes mis energias asju teeb, et ma usun, et sellel on väga suur jõud. Ja ikka, sest see kõik läheb sinna, see tegemise aeg on ju, et sa oled ainult seal värvidega ja kõik see... Kas sa tahad seda sinna oma koju, et sinu maale ma vaatan alati rahu, issand kui ilusad. Neid võidu mu koju lasta. Et ma ei ole õppinud seda, et ma olen ise õppinud nii-öelda. Et seda ei saagi õppida, see on sinu sees ja nii on. Mina käisin kunagi kunstikoolis ja kõige hullem oli, ma vihkasin seda, kui sul oli see banaan ja õun. No ausalt, miks sa pead õppima, joonistama? Kui sa sündisid sellega ja see tuli ja sul on see tuleb kuskilt, kuidas öeldakse, sulest tuleb, on ju. Et siis ta tuleb ja nii on, siis see on sinu oma. Aga kus siis seda kõike head leiab ja infot ja neid maalikesi ja räägi siis? Sa mõtled siis kodulehte? Ja, kus sinuga ühendus saab igalt poolt, kus sa oled?
koduleht on siis merlemeitus.eu. Facebookis on ka eraldi konto, on seal perekonstellatsioonid, keha ja hinge tervendus vist oli. Küll me üles leiame. Ja ma ei tea, need on need põhilised kohad. Jah, kodulehelt saab lugeda veidikene selle konstellatsiooni kohta, veel infot, kui keegi siit tahab veel minna. Seal on eraldi see riba, et on perekonstellatsioonid, et sealt saab lugeda. Ja siis ma soovitan lugeda ka seda blogi, et seal ma olen jaganud ka erinevat infot ja ka neid inimeste teemasid või lugusid niimoodi lahti kirjutanud rohkem, et mis mõjutused nagu süsteemist tulid sellele teemale, et mida siis, millega inimene tuli, et oleks nagu paremini aru saada. Et seal neid nagu välja toonud ka rohkem. Et seda võib ka lugeda. Ja, minge julgelt lugege, kirjutage ja minge käige ära, sest mina ise tunnen, et mind ainult aitas, nii et me pean veel tulema. Et alati et julgelt ühendust võtta, et mitte karta ja sellepärast, et me ei ole loodud kandma ja kannatama, et inimene peab ikkagi elama rõõmus ja kerguses ja energia peab voolama, ja loovus peab voolama ja et siis inimene elab, eks ju. Ma täitsa jälestan seda lauset, mida vahepeal keegi ütleb mulle, et just see inimene, kes ise võib-olla panebki teisi kannatama, siis ütleb, kes kannatab, see kaua elab. Ei pea kohe, ma panen kohe käe ette, ei pea kannatama. No need on need uskumused. Kaua kannatajad, issand. Et vanasti oli vanasti kannatati kõiki välja. Neid uskumusi on ju nii palju, mida me kanname ka siiamaani, eks ju. Ei, mina olen kohe, mina ei usu midagi. Aga me olemegi, ajad on teised, eks ju, ajast on teine ja meie ei pea midagi kandma, et jätta need, mis olid minevikus, jätta sinna. Just. Aga see on kõik alateadlik ja teadlikult me ei saa sellega ise hakkama. Et mõistuse tasandiga, et ikkagi see hinge tasand, keha tasand. Et ega põlvkonnad ongi hästi erinevad. Nagu mina nüüd vaatlen niimoodi eemalt, et vaata, mis vanasti kodudes toimus, kuidas kannatatigi, see oligi normaalne, kannatasidki selle volli ära. Aga täna on nii, et sa ise, kui hakkad vaatlejaks ja mõistad, siis vaatad seda järgmist, vaatad, lapsed on hoopis teistsugused. Muidu see vanaema võib-olla vaatab, issand, kuidas ta käitub ja appi, kuidas oma volitsevad, aga tegelikult lapsed ei olegi sealt võib-olla midagi kaasa rabanud, on ju. Nemad, nüüd ma olengi saanud aru, et nemad alustasid oma elu, neil on teistmoodi, me ei peagi neile suruma, et kuidagi teistmoodi nagu vaatan ka last. Ja lasen tal olla ja tal avastada, mitte ei suru oma neid siis asju peale, mis mulle väiksena suruti, et siis ma nagu lasen temal rohkem olla. Sest me peame tegelikult lastelt õppima, sest lapsed õpetavad nii palju ja laste see loovus, see on nagu imeline, on ju. Et kui minul nagu on olnud kuidagi see, et ma tahaks lapselapsele õpetada midagi, et kuidas joonistada või maalida seda või toda, on ju. Et siis tegelikult sellega me tapame lapse loovuse. Et see kõik tuleb tema enda seest ja lastagi sellel tulla. Ja see on nii ilus, mis sealt tuleb. Et ei peagi joonistama korrektset elevanti, äkki tal on elevant, on karvane või lendab või midagi. Et see on see loovus, on ju. Aga tihti hakkabki ju see, et kui laps kasvab, on ju, et siis see loovus nagu surutakse kinni, hakatakse nagu ühiskonna poolt, vanemate poolt. Kõik see kool, vaata lasteaed on veel loovam, aga kool on natuke nagu selline, mis oligi võib-olla perekonstellatsiooni või ma ei tea, seda operatsioone, mis mind surusid nagu koju. Et varem ma mõtlesin kogu aeg hästi tähtis on käia tööl, teenida hästi palju raha ja siis ma mingi hetk mõtlesin, et saad aru, mida rohkem tööl käid, seda rohkem kulutad, on ju. Mis sa siis käid seal tööl, et kulutada ja siis ravida ennast, nii. Ja siis mind nagu suruti sinna koju ära, on ju, 3 oppi. Et siin on ikka midagi õppida, kui sul 3 operatsiooni on, et see nagu ikka ei saa aru. Ja täna ma vaatan, aga ma saan tegelikult rohkem olla kodus, kui ma kulutan vähem.
kui ma ei vaja neid asju, seda jama, et kuidas ma nüüd nagu saan oldud, on ju. Ja mul on palju rohkem. Ja samas on see, et kui sa veedad seda aega, siis on ju nende lastega rohkem, siis sa oled ka ise loovam ja sa oled rõõmsam ja kuidagi noh. Yeah. Ja siis vaatad seda kooli natuke, et mõned koolid on nagu hästi natuke vabamad, kunstilisemad, aga kohati vaatad, see laps peab seal 8, ma ei tea, mis kellani olema hästi laua taga, tal on raske. Peale seda minnakse trenni, polegi aega endaga olla, pole aega olla loov, lõbutseda, pole enam aega mängida, sest õhtul pead sa õppima. Ja siis sa vaatadki seda eemalt, et sa peadki pakkuma lapsele seda rohkem lõbu, rõõmu, nii palju kui saad, et noh, et viima teda, plõtserda, tee, noh, raske, et juba kasvatame neid 9-5 töölisi, kes on väsinud pärast. Jah. Et see konstellatsioon avab sind nagu noh, niivõrd palju, et sa võib-olla ise ei tahagi nii palju tööd rügada, nii sa lähed lahtisemaks ja saad oma lastega ja perega palju parem inimene. Ja mis on, praegu mul lihtsalt tuli üles, et mida on hästi palju ja mis on hästi oluline, noh, praegusel ajal ju noored pered lähevad lahku, eks ju, see lahkuminek on ju, ja siis jäävad need lapsed sinna on ju. Ja siis ma alati ka jagan seda süsteemset vaadet, on ju, et kuidas oleks kõigile nagu parim, kui toimub see lahkuminek. Et ka seal on väga sellised olulised kohad. Et kui me neid nagu teame, oleme teadlikud ja saame nagu jälgida, et siis et see oleks kõigi jaoks selline nagu ikkagi see parim lahendus. Et kuidas seda teha. Et just noh, eelkõige lastele, eks ju. Et vanemad nagu mõistaksid siis ja saavad rohkem aru nagu. Tegelikult noh, ongi, kõik peavad ju, noh, mitte peavad, vaid kõigi noh, elu eesmärk võiks olla, et lihtsalt elada õnnelikult ja kergelt ja mõnusalt ja et eks see materiaalsus ja kuidagi see, mina olen ennast näiteks selle koha pealt stoppinud, et vanasti ma ütlesin ka, et emme peab tööl käima, nüüd ma olen mingi issand, sa ei pea nii palju käima, et sa pigem pead nautima oma perega aega ja neid hetki, mis sul nagu on antud, et sest kõige olulisemad ongi ikkagi need lähedased on ju. Yeah. See perekond on ju, et kes sul kõik on ju. Et see on nagu nii suur väärtus. Ja tihti inimesed nagu ei märka seda või näiteks, et kui sul ongi ema ja isa, eks ju, kui suur väärtus see on, et nad on ikka veel olemas sul on ju. Aga noh, inimesed võtavad kõike nagu iseenesest mõistetavalt. Ja samas, mis ma just üks päev nägin, et appi mul jookseb ära see mõte. See oli niimoodi, et oli mingi video ja et mitte keegi, noh, see läheb minu nagu selle tööjutuga kokku, et ma ütlen enne selle ära, et kui sa oled 20 aastat kuskil ära töötanud, siis ilmselt keegi teeb sulle selle paberi, vaata, et aitäh, tänukiri. Nii hea töötaja olid. Mina sain kunagi, ma olin McDonaldsis 6 aega, siis ma kõrvetasin ennast ära, mul on siin arm, on ju, siis ma olen nii hea töötaja. Vapustav. Nii palju tegin tööd. Aga ikkagi lapsed näevad seda, mitte et kes tõi kõige rohkem raha, kes töötas kõige rohkem. Selle eest sulle medalit peres ei anta. Antakse pigem sellele see armastus ja au, kes oli kohal. Pigem ole siis natuke vaesem, aga ole olemas. Ja, sest praegugi, kui inimesed tulevad, on ja, et küsimusi, et kuidas sul oli lapsena ema ja isaga see sidesuhe. Ema oli tööl kogu aeg. No vanasti oldigi. Ja, aga nii oligi, eks ju. Et see on õige koht, et millele peaks rohkem muidugi tähelepanu vaatama, aga või pöörama, et tänapäeval on ju, inimestel ongi noortel ju neid kohustusi on nii palju võetud, on ju, et sa peadki rabama mitmes kohas. Ja siis need lapsekesed ongi seal nii-öelda ilma peale jäetud, et me näeme ju tegelikult kõrvalt nii palju neid erinevaid elusid, on ju. Ja siis juba, mina näen selle pilguga, et millised traumad sealt kaasa tulevad. Mina olengi ka öelnud ja võtnud selle omaks, mis ma olen ka näinud, et tõeline luksus on see, kui ma saan ise oma lapsele kooli järgi minna keset päeva.
ja ma ütlen, see on nagu tõeline väärtus, et ma olen valinud endale sellise töö, ma olen välja võitlenud, ma tahan olla olemas, et see ei ole mulle sülle kukkunud, see pole kerge olnud, see on, olen kuskil võitlenud selle nimel, selle eest, kellega ka jagelenud, kes on kade, on ju. Et see on sinu enda valik, et kas sa tunned, et sa pead kuskil hullult vales kohas rabama või sa lähedki, võib-olla leiad konstellatsioonil oma uue tee. Tead, kui palju on mul inimesi, kes ütlevad, et saad aru, mul tuleb okse peale, ma ei taha oma tööd teha, aga ma ei tea, mida teha. Siis mina ka üritan, issa, ma ei tea, et kas sulle see ei meeldi või? Aga see pole see, vaata. Aga ma leiangi, et et sa ei peagi seal vales kohas rabama ja ennast tühjaks laskma, kui sa saaksid võib-olla midagi oma hingele pai teha ja olemas olla perele. Ja, sest see on nii suur õnnistus tegelikult, kui sa oled ju tegelikult oma varasemate valikutega jõudnud sellesse kohta, kus sa praegu oled ja teed seda, mis sulle meeldib ja sul on see oma vabadus. Sätid ise oma aega. Mulle meeldibki see, et mul ei pea laps istuma õhtuni üksi kodus ja siis ma ütlen talle, et emme peab tööl käima. Ei pea. Emme saab teha siuksed valikud tegelikult ja sa saad veeta oma aega lapsega ja mind ei saa keegi kunagi süüdistada, et mind ei olnud olemas, et ma tahan olla olemas. Mitte ka sellel põhjusel, et keegi mind süüdistada ei saaks, vaid see on nagu, ma tahan olla, sest kunagi oligi. Mäletad, mulle on ka öeldud, kunagi mindi lauta tööle ja 2-aastane visati sinna kuskile tuppa ja nii oligi. Ja olidki lapsed üksi, aga kõik need lapsed peaks ka teraapias käima. Aga see ongi see teadlikkus, mis on sinul olemas, on ju. Et ma teen teistmoodi ja see teadlikkus ongi oluline. Et ma olen teistmoodi. Ja kui keegi tulebki, ütleb mulle, näed, vanasti oli nii, vanasti Stopp. Enam ei ole vanasti ja need, kes on meie lapsed, nemad on üldse sellised lillelapsed täna. Et neid kasvatatakse väga erinevalt sellest, kus kasvatati minu ema siis. Et näete, kui selleks kergeks saab inimene minna ja näha nii palju, et minge Merle juurde. Aga see kõik on nii eluline ja ilus. Ja. Siin ongi ilus koht meile punkt panna. Ja aitäh sulle. Aitäh, Merle. Tšau. Tšau.